Täna tahan ma teile lahti seletada uue ajastu ehk tunnetusajastu energeetilised tähtsad punktid. Me kõik teame, et energia käib ringjalt. Kõik energia käib ringjalt ehk ringikujuliselt ehk on elavas energias ja voolav. Kui sa viskad kivi vette, siis veepinnale tulevad ringid. Kui tuleb tuulepuhang, siis ta tuleb nagu spiraal ehk ringjalt. Kunagi ei tule energia nurgaga. Ja kui kõik need ringid omavahel kokku panna, siis me saamegi elulille mustri. See on kõikide asjade energiamuster. Kuidas see elulille muster ehk sinu vaimne sina ühtib sinu füüsilise kehaga, on see, et kehal on punktid ehk Metatroni kuubik, kolmnurgad. Ja nende kolmnurkade tipud ühtivad elulille südamikes. Ja nii saabki füüsiline ja vaimne olla harmoonias ehk keha ja hing ühes rütmis. Me kõik teame, meie sisemisi tšakraid on 7 tšakrat. Mis nad meie jaoks tähendavad? Kehas on siis ma mõistan, mina olen, ma suhtlen, ma armastan, mina teen, mina tunnen, mina olen. Aga nõnda nagu ülal, nõnda all. Vaimses mõttes on meil tähtis ainult 3 punkti. Mina olen, mina tunnen ja mina teen ehk tegutsen. Ülejäänud ei ole hinge jaoks ehk sinu vaimse sinu jaoks üldse tähtsad, vaid et olen selles kehas, see hing on selles kehas, ta tunneb ja tajub ja siis keha tegutseb. See tähendab seda, et need 7 tšakrat on keha sees, aga edasi on meil samamoodi tšakrad ehk energiakeskused, mis hakkavad omavahel ringjalt tööle liikuma. Nad on kogu aeg olnud, nüüd lihtsalt kuldajastul lähevad nad tööle. Ehk me enam ei suuna kogu tähelepanu kehale, vaid me suudame suunata oma tähelepanu enda hingeenergiale, enda sellele energiale, mis on tähtsam. Kuldlapsed juba sünnivad selle teadlikkusega ja nende kõrgemad energiakeskused ehk tšakrad on juba lahti ja töös. Meie lihtsalt peame õppima selle töösse panema ja hoidma. Et tunnetus, telepaatia, sisemine tajumine, selgelt nägemine oleks sinu enda valduses ja sinu enda kasutada kõigepealt sinu enda kõrgemaks hüvanguks. Ja mis tähendab siis energeetilised muutused või uued reeglid? Ongi see, et meist väljapool olevad 4 ringi, energiaringi, õnn, rõõm, armastus ja õnnistus. Et need hakkaksid omavahel suhtlema ja siis, kui nemad omavahel kõik suhtlevad ehk töötavad, siis nad hakkavad mööda sinu kundaliinit ehk merkabaad suhtlema sinu sisemiste tšakratega. Ehk sa oled kuldenergias automaatselt sees, sa ei pea pingutama, ponnistama, vaid sa tunnetad ja tegutsed. Tunnetad ja tegutsed. Enda vajaduste, soovide, tahtmiste energiapõhiselt. Tänase teema kokku võtta, siis see tähendabki seda, suunama tähelepanu väljapoole ennast enda energiakeskustele, suunama tähelepanu sellele, et sina oleksid õnnelik, rahulik ja rõõmus ja armastaksid ennast tingimusteta ning usaldaksid enda elu. Liigume tunnetusajastusse
ja tunneme ja tajume rohkem. Selline seletus siis täna teile, kuidas toimida, kuhu edasi liikuda, millele oma tähelepanu suunata. Tõmba tähelepanu füüsiliselt kehalt ja sisemistelt energiakeskustelt ehk tšakratelt ära ja suuna oma tähelepanu enda ülemistele ja alumistele energiakeskustele, mis on väljaspool keha. Tee iseenda kõrgema minaga koostööd ja saa teadlikuks, kes oled tegelikult sina uues ajastus kuldenergias. Soovin kõigile mõnusat teekonda iseenda leidmisel, hoidmisel ja armastamisel. Tea, et sa oled taevaste vägede poolt hoitud. Mina tänan südamest selle video vaatamise eest. Selgelt nägemiseni!